ma arvan, et ekstreemsport on ikkagi üks karmimaid spordialasid, mida teha saab. Arusaadav. Üks põlv lõigatud, teine põlv lõigatud, üks kord, eks? Yeah, nii et päris korralikult nagu vatti saanud. Et kui sa nüüd oled mõelnud, et see sport, mida sa teed, kuidas see sulle emotsionaalselt on mõjunud, et sa oled kuidagi hästi vaba ja lõdvestunud viimasel ajal, nagu öeldakse ka, et sa ei võta seda nagu pinget enam enda sisse, et ühel hetkel ju sinult loodeti kõik seesama olümpiaraamat, kus sa oled pronksi võitjana, eelmise taliolümpiaraamat, oodati ju kulda ja veel ühte medalit ja palju muudki, aga noh, nüüd enam selliseid jutte ei räägita. Kuidas sa ise tunned, kas selline nagu väga suurte kohustusteta spordi tegemine mõjub pigem hästi? Ja kindlasti, ma arvan, et ma pole ammu sporti tees või võisteldes kuidagi nii rahulikult ennast tundnud, aga no eks suur osa olegi selles ka nendel vigastustel ja eks paratamatult need vigastused ja just see, et mul on olnud ka 2 tõsist põlvevigastust järjest, on väga palju ka mõjutanud seda, kuidas ma sporti suhtun. Et kui ma võib-olla varem olin hambad ristis iga hinna eest, et ma võidaksin või teeksin kõige parema soorituse, siis eks see ka muidugi praegu on mulle tegelikult väga oluline, aga kuidagi praegu võib-olla ma prioritiseerin oma sportlaskarjääris mingeid teisi hetki, võib-olla pigem just seda, et ma olen terve ja mul ei tekiks uusi vigastusi. Eks aja jooksul ja võib-olla see ka vanusega vaated ja ellusuhtumine muutub.